jah, sul on vabadus valida kannatus või vabadus valida vabadus ilma piiranguteta, ilma mahategemiseta, ilma iseendale vee peale tõmbamiseta, sest et tegelikult suurem jagu oled olemas vaid sina, sinu vabadus ja sinu vabaduse piiramise aste. Nii kannatus kui vabadus on teadvuse seisundid. Millise seisundi sina valid enda teadvusesse ülesse kutsumiseks, et see läheks siis kogemusse. Eile rääkisin teile saate vabadusest ja teema kuidagi arenes, küpses, kasvas, voolas minu sees edasi ja täna räägiksin teile vabadusest teise osa. Praegu suurem jagu inimestest mõtlevad kuidagi vabaduse all selliselt, et kui kõik 24 tundi oleks vaid minu päralt, küll see oleks ikka suur vabadus. Kui minu pangakontol oleks nii palju raha, et ma ei peaks mitte kunagi enam muretsema raha pärast. Ja kui ma saaksin endale osta ja võimaldada kõik need asjad ja kõik need tegevused, mida ma väga ihaldan, no küll see oleks ikka suur vabadus. Kuid maailmas on väga palju inimesi, kellel on 24 tundi nende enda päralt. Nende pangakontod on täis miljoneid ja nad saaksid endale osta ja nad saaksid teha ükstapuha milliseid maailma asju, tegevusi, kuid ometigi nad on maailma ühed õnnetumad inimesed, täis rahusteid, narkootikume, alkoholi, suitsu ja veel miskit, mida ma praegu isegi ette ei oska kujutada, suuri hirmusid. Mida kõik võiks juhtuda minu pangakontodega, kui nad ühel päeval saavad otsa või keegi sellelt minu ära näppab või varastab või välja kavaldab. Tegelikult meie vabadus, meie õnn, meie rahu, meie rõõm ei ole seotud ajaga, rahaga ega asjade ega tegevustega. Meie vabadus, meie õnn, meie rahu, meie rõõm, meie paradiis asub meie peas. Aga miks ta siis ei asu meie peas ja meie päevas ja meie mõtetes, tunnetes, tegevustes? Sest et sa ei luba endale. Millegi pärast oled sa väga palju vabasid mõtteid endale ära keelanud. Ja see sai alguse sinu sügavast lapsepõlvest ja see oleneb ühiskonnast ja riigikorralduse seisust ja mida iganes sa saaksid endale vabandada selle jaoks, et mitte võtta oma iseseisvat vabadust vastu. Kõik need lood, mida sa endale jutustad, kuidas sul ei ole vabadust, kuidas sul ei ole rahu, kuidas sul ei ole turvaline, kuidas kõik on nii ohtlik ja üleüldse sa ei tea, mis homme võib juhtuda ja see kõik on nii ebakindel. Ja kuidas ma saan rääkida siis mingisugusest vabadusest, kui me kõik oleme selle süsteemis lihtsalt ühed niivõrd pisikesed mutrikesed. Et isegi siis, kui me oma mutrikese teistpidi keeraksime, siis kellavärk, me jääksime lihtsalt hammasrataste vahele ja meist saaks justkui nagu kosmosetolm. Ja see on väga kurb ja ohvrimeelne jutt, mis ma praegu teile rääkisin, on ju nii. Oled sa kunagi proovinud oma mutrid 360 kraadi teistpidi keerama panna, et sa saaksid rääkida sellest, kuidas sa jääd hammasrataste vahele ja sind lihtsalt peale seda enam ei ole? Ei, sa ei ole seda proovinud. Sul on lihtsalt üks lugu, väga kurb lugu, kuidas sa siis hukka saad ja igaks juhuks sa ei tee mitte mingisuguseid iseseisvad vabaduslikke otsuseid. Sest et kurat seda teab, mis siis juhtuma võib hakata, kui ma peaksin iseseisvalt oma peaga mõtlema. Jah, tegelikult ongi lugu niivõrd lihtne,
niivõrd lihtne, et lugu iseenesest ei olegi niivõrd selles, kas teil on 24 tundi enda aega, kas teie pangakontol on 0 raha või 1 miljon raha või kas te saaksite osta endale mida iganes või reisida kuhu iganes või teha mida iganes. See vabadus, see rõõm, see rahu, see küllus, see on teadvuse seisund. Te saate selle endale ise luua, selle seisundi. Ja kuidas see siis käib, selle seisundi loomine? See käib ainuüksi sellest, et te kujutate seda endale ette ja siis te loote tunde, kuidas teil oleks seal selles nagu kujutelmas asuda, mida te siis tunnete. Te kujutate ette seda, kui teil on 24 tundi teie päralt. Kuidas te ärkate, kuidas on teie hommik, kuidas on lõuna, kuidas õhtu, kuidas te aega veedate, kuhu te sööma lähete, mida te sööte, milliseid riideid te kannate, mis värvid seal on, mis lõhnad seal on, kuidas sa naeratad, kuidas sa naerad. See on kujutelmas, aga luba seda endal siinsamas kehal juba praegu nüüd samas tunda. Sellepärast, et tegelikult sinu teadlik teadvus ei saa aru, kas sa fantaseerid, kas sa kujutad ette, kas sa näed und, vaatad sa kinot, teatrit või mida iganes. Ta ei saa aru, tema jaoks on see kõik üks ja seesama. Seega, kui sa lood selle oma visuaalsesse, visualiseerid selle oma maailmasse juba välja ja lubad sellel tundel kaasa minna, siis su teadvuse seisund juba läheb muutumisse. See ongi niimoodi, et tegelikult väga karmidel aegadel, kui inimesed olid kas sõjas või vangilaagrites või kui nad on väga haiged, seal piisab ainult sellisest nagu seisundist, milleks on lootus sureb viimasena. Nad loovad lootuse ja sinna lootuse sisse lõid selle uue loo, kuidas nad on vabad, kuidas nad on terved, kuidas seal on süüa, kuidas nad hakkavad seal uuesti nagu terveks saama. See ongi seesama uus lugu. Et sa võid praegu hakata oma teadvuse seisundit, oma hetke seisund, mis on ilmselt sul suurenisti sellise mõneti puudulikkuse peale üles ehitatud. Selle võid nagu tänada seda seisundit ja sa nüüd teed otsuse iseenda sees hakata valima midagi muud. Ja sa valid vabaduse seisundi, vabadus minna oma mõtetes, kujutelmades, oma unistustesse ja neid hakata nii-öelda lausa füüsilisse kehasse, et mis tunne oleks kõndida sellel valgel liival seal palmide all ja kui ma kuulen seda kohinat ja ma söön seda, ma ei tea, jäätist või kokteili või mis on see sinu. Ja kui sa järjest rohkem igapäevaselt viid ennast selles seisundis järjest nagu rõõmsamale, rahulikumale, lillelisemale seisundisse ülespoole, siis ühel päeval see kallis universum hakkab sulle seda reaalsusesse tagasi tooma. Sa lõikad seda, mida sa külvad. Külva endale vabaduse mõtteid, emotsioone, tegevusi läbi vabaduslikkuse. Ja ei ole vaja ennast enam maha teha. Ei ole vaja endaga enam maadelda. Endaga sõja jalal olla. Enda vaenlaseks olla, ennast maha teha, enda peal jalgu pühkida, ennast enam poriseks määrida, et sellega endale haletsust nuruda. Ei ole vaja endale enam nagu seda, et vaadake mind, kuidas ma kannatan,
ja kui palju jõudu mul on selles kannatuses, sellest ikkagi nagu jõuga läbi minna sellest kannatusest. Sinu kannatused on suurenisti, vägagi suurenisti on sinu kannatused tõestamised selleks, et sa oled olemas. Sa ei pea tõestama endale seda, et sa oled olemas oma enese vabaduses, valida vabadus, valida rõõm, rahu, küllus, paradiis. Jah, sul on vabadus valida kas kannatus või vabadus valida vabadus. Ja nii lihtne see ongi. Mõlemad on tegelikult teadvuse seisundid.